Meil tuleb siis oma 6-liikmelisele perekonnale leida jõulukingid. Siin on meil piiratud eelarve ja minul on natukene suurem eelarve. Nii et mina arvan, ma saan kenasti hakkama. Ma arvan, et mina saan ka oma piiratud eelarvega ilusti hakkama. Nii et lähme ja proovime. Jah, võtad korvi või? Ma lähen siis suuremaga. Nüüd on vaja siis mul leida kingitused. Kõigepealt vaatame poistele. Valik on nii suur, et ei oskagi midagi valida. Kuna mul on 6-liikmeline perekond, siis üldjoontes ma olen proovinud arvestada nii, et kingituse summa võiks olla kuskil 30 kuni 40 euro piires. No kokku läheks siis kuskil 200-250. Siin on lauamängud. Lauamänge meil kodus on hästi palju. Tegelikult oleks PlayStation mäng ju ka teema. Ma ikkagi üritan alati eelarves püsida. No ma peaks saama, ma arvan, 100 euroga hakkama. Siin tundub huvitav konstruktor. Ma arvan, et see sobib 7-aastasele Egertile. Minecraft on vist praegu väga popp, olen kuulnud. Ninjago ka. Äkki läheb Minecraft. Sellest on unistatud küll ja veel. Ega hind ei määra kingituse kvaliteeti, vaid see tahe, mida sa just parasjagu tahad kinkida. Ma arvan, et ma ikkagi peaks võtma mingi arendava mängu Randelile. Lego on kindlasti muidugi jälle asi, millega mööda panna ei saa. Ja siin tundub juba uus mäng, mereteemaline pommitamise mäng. Ma arvan, see teda huvitab. Siin on ka Star Wars. Tundub, et see võiks minna küll. Nüüd oleks veel vaja leida kingitus abikaasale ja tütardele. Üldiselt me valime niimoodi vaikselt, üritame eraldi valida. Ja nüüd otsiks kingituse mehele. Sellega on alati probleeme, sest meestele kuidagi ei oska midagi otsida. Endale ma tahaksin midagi trenniriietusest. Meeste osakond äkki oleks nüüd siht. Kodus mängime tihti sulgpalli, aga vist see ei jää meile eelarvesse. Spordiasjad. No nii, hommikumantlid. Ma tean, et abikaasal on rahakott kulunud küllaltki. Ehk leiab midagi nahktoodetest. Külm talv, äkki on hea mõte, midagi sooja. Siia saab kaardip. XXL, oi, M, see on täitsa olemas. See võiks meeldida küll. Tundub sobilik ost. Läheb korvi. Ja nüüd peame leidma 2 kingitust tütardele, Marianile ja Laurale. Siin on kohe elektroonika mõnusalt, vaatame. No hambarja ilmselt ei hakka ostma kingiks. Siin on juuksehoolduskomplekt. Ma arvan, et see peaks sobima Laurale, kuna tal on pikad juuksed. Ma olen hästi praktiline inimene, et selles mõttes on minu kingivalik ikkagi ka praktiline. Ehk ma tean, et see, kui ta selle kingi saab, et ta siis reaalselt seda ka kasutab, et see ei jää kuhugile seisma. Nii, siin on kohal föön ja sirgendaja ühes. Võiks sobida küll. Ja nüüd on veel vaja leida kingitus tütar Marianile. Tema oleks ka tegelikult, ma arvan, oleks riided teema. Vaataks korra siia, siin on päris lai noorte rõivaste valik. Kuna Marian tegeleb tantsimisega, ma arvan, et talle peaksid sobima need läikivad kõrvarõngad. Oi, miitskööl. See on ju küll siuke tore vahva. Bling. Nad on väiksed, ei sega liikumist ja samas on hästi efektsed. See on see. Nii. Rahakotti võiks panna jõuluteemalisse kotikesse. Nii. Ja nüüd on jäänud veel kõrvarõngastele leida midagi väikest ja ilusat. Üks võiks tegelikult paberisse ka minna, see on selline. Kuna Marianile meeldib roosa värv, siis ma arvan, et võiks siia kotikesse panna. Noh, täitsa jõul. No nii, ostud tehtud. Ostud tehtud. No mina sain kõikidele väga ludinasti läks. Kuidas sulle? Mul läks ka hästi. Mina isegi sain vähem kui 100 euri. Mul läks 78 euri ainult. No vaata, mis sa sellest said siin. Tahaks ka näha nagu. Nii, näed, siin on huvitavad legod, laevamäng, juuksehooldusvahend. Kas ma pean nüüd tegema kuskil mingi koha ka, et ma nagu ei näinud seda, et oleks üllatus pärast mul või? Ja see rohkem vaatama. Okei, rohkem ei pea vaatama. Ja rohkem ei pea vaatama. Ja siin on kinkekotid. Ja kuidas sinu eelarvega on? Ütleme, et laste puhul ma ei koonerdanud, sinu puhul ka ei koonerdanud. Vaata, mis ma sain Marianile sellise. Vau, väga ilus. Sellise ägeda pusa. Kuule, aga nüüd on meil jõulutoit on olemas, kingitus on olemas, meil on puudu veel kuusk.
kuna mul jäi raha üle, äkki ostaks siit samast. Ja kuna me ostame kunstkuuse mitmeks aastaks, siis tegelikult me jääme eelarvesse. Kui me selle summa jagame mitme aasta peale, siis jääb isegi veel raha üle. Midagi suuremat siis ma kujutan ette, eks? See kuus maksab 59 €, aga siin on ka LED-lambid küljes, nii et tulede pärast me ei peaks muretsema. Aga võtame siis selle suurema, kui sulle meeldib see rohkem. Aga see, milline korvitäis meil lõpuks kuusella jõuab, see jääb praegu saladuseks. See selgub 24. õhtul. Ja häid jõule kõigile!